On üsnagi loomulik, et meis paljudel on pered ja lapsed, kuid kahjuks ei ole see kõigi jaoks iseenesestmõistetav. Dr. Haldre, mis on viljatuse põhjused? No viljatuse põhjuseid on muidugi erinevaid, on naisepoolsed, mehepoolsed, aga tänapäeva maailmas ka seoses vanusega, ka lihtsalt sellepärast, et naise vanus, ka teinekord mehe vanus, on juba seal maal, et seda rasedust nii lihtsalt enam ei tule või ei tule üldse enam. Nii et see sõltub, mis olukorras antud paar on, aga laias laastus ma ütleksin, et tänapäeva maailmas jääb, ütleme arenenud maades, jääb väga suur osa viljatuse põhjustest ka ebamääraseks või me ei saa nagu täpset põhjust öelda. See on väga raske nii naisele kui mehele, et miks me siis ei jää, kõik uuringud on tehtud, äkki te ikka uurisite liiga vähe, aga me peame nagu aru saama sellest, et selleks, et üks elus inimene sünniks, et see on nii suur ime ja seal peab nii palju asju minema ilma igasuguste vigadeta õigesti. Kuhu peaks eelkõige sellise murega pöörduma? Eestis on niisugune süsteem, et kui ikkagi rasedust soovitult ei teki aasta jooksul, kui naine ja mees on seda soovinud ja ollakse regulaarses seksuaalvahekorras, me peame siin silmas seda, et looduse poolt on nii ette nähtud, et see seksuaalvahekord peaks olema minimaalsena 2-3 korda nädalas ja lisaks sellele menstruatsioonid peaksid olema enam-vähem kord kuus, et kui sellistel tingimustel aasta jooksul rasedust ei teki, et siis võib pöörduda otse viljatusravi osakonda, et mingit saatekirja ei ole vaja ja minu suur soovitus on, kui on partner olemas, palun tulla koos. Ravimeetodid on meil kõik sellised, nii nagu kogu maailmas on, et me elame ikkagi selles inforuumis, mis on rahvusvaheline, rahvusvahelised kongressid, rahvusvaheline kirjandus või teaduskirjandus. Nii et olenevalt nüüd probleemist, kui on näiteks probleemiks ovulatsiooni probleem, siis me saame aidata ovulatsiooni ja munaraku tekkimist kaasa. Kui on näiteks mehepoolne viljatus, siis on meil ka meestearst siinsamas kabinetis tööl. Või siis, kui on juba rohkem vaja sekkuda, siis on kehaväline viljastamine. Nii et meil on siin kõik tänapäevased meetodid, et ma väga julgustaks naisi, kui on eluplaanis ikkagi emaks saamine, kindlasti pöörduma enne 35. eluaastat. Mis on aga munaraku doonorlus ja kellele seda eelkõige soovitate? On olukorrad eriti, kui vanus on, ütleme eriti 40+, või siis näiteks, kui mingil ootamatul põhjusel viljakus on langenud väga oluliselt enne 40. eluaastat või näiteks on korduvad viljatusravitsüklid ja me laboris näeme, et munarakkude kvaliteet on äärmiselt kehva ja me ei saa kunagi ilusaid ja selliseid lootustandvaid inimembryoid, siis on järgmine samm siiski pakkuda doonormunarakke, sest et ütleme, meie edukuse võti on ikkagi selline väga hea ja võimas munarakk, mis tihti ka natukene kehvema spermatosoidi vead ära parandab.